Tere hommikust, hea Sinilinnu tee kanali jälgija. Mina olen Kaidili Välb ja täna teen sulle siis sellise kaardiladumise, et vaatame, mida augustikuust endaga kaasa võtta. Et ma ei hakka siis kõiki neid teemasid siin üle kordama, mis meil augusti lugemistel on üles tulnud. Et üks oli siis võib-olla selline kõige tugevam teema oli see 808 portaal, eks ole, kus oli hästi palju sellist mustrite muutmist ja lahti laskmist ja äratundmist ja sellist asja. Et tegelikult siis augustikuu juuli lõpust, siis juuli lõpu täiskuust kuni nüüd tegelikult augusti lõpu täiskuuni, et mis siin vahel siis on olnud, et lisaks siis sellele 808 portaalile on ka kuuvarjutus ja päikesevarjutus ja kõik need teemad, mis on nagu algusest peale õhus olnud, et kuidas iganes sina neid oma elus oled kogenud või lahendanud. Et vaatame siis koos, et mis sinul on siit endaga sellist väärtuslikku, mida kaasa võtta või millega edasi tegeleda, mida teadmiseks võtta, millega edasi tegeleda. Et mul on lugemine üles pandud praegu nii, et 2 grupis, grupp 1 on siin ja grupp 2 on siin. Et sa võid valida, et iseenesest kõik kaardid on seljaga siin, aga siin on siis pildid, et siis vaata, et kas sind rohkem kõnetavad need pildid või need pildid. Et ühe peal on siis selline Buratino pika ninaga ja lohe koos müntidega ja teisel on siis selline tinasõdur ning zebra portree. Aga võib-olla sa ei pea pildi järgi valima, sa võid tunnetada ka seda vasakpoolset plokki ja parempoolset plokki, võib-olla sa tajud mingisugust energiat seal, et tee see oma otsus vastavalt oma äranägemisele, kas siis valik 1 või valik 2. Igaks juhuks annan ka siinkohal teada, et tegu on üldise ladumisega ja kuna vaatajaid on päris palju, siis see ei pruugi nüüd täpselt sõna-sõnalt sinu elu peegeldada. Seega tee oma valik, võta sealt valikust kaasa see, mis on sinuga seotud, võta sellest õppust ja kui sa tunned, et sul on vaja isiklikku ladumist, siis ole hea, siit video alt sa leiad ka lingi selle kohta, kuidas siis seda ladumist endale saada. Ja mul on seal päris palju valikuid, et on nii kaardi ladumisena sellisena videoversioonis nagu see siin, mida sa vaatad, et ma siis saan sinule teha personaalselt, aga saan teha ka kaartidega nõustamist, eluratta ladumist, häälsõnumiga, et seal on erinevad variandid, et vaata siis ise. Aga mis seal ikka, et asume teele, et ma võtan siis number 2 hetkeks laualt ära ja number 1. Ma tõstan need kaardid praegu kõrvale, nende juurde tuleme pärast tagasi. Ja hakkame siis lahti võtma neid kaarte, mis mul siin on tagurpidi pööratud. Ma hakkan niipidi panema. Jah, ma hakkan siit ükshaaval võtma. Sul on välja tulnud siis põud. Ja kuna terve see augustikuu on olnud siis selline, kui sa oled ka eelmisi ladumisi vaadanud, siis sa oled märganud siin, et on olnud selline lahti laskmine, lõpetamine, toimetamine. Ja põud on väline sekkumine selles mõttes, et kui su sisemaailmas ei tule enam nende ressurssidega toime, mis sul endal on, ja sa otsustad vana viisi jätkata, siis tegelikult siin tekib see mandumine. Ehk nüüd on küsimus siis selles, et mis on need asjad, mis võiksid aidata, ma mõtlen, kuhu ma panen, mis võiksid aidata nii-öelda aru saada sellest, et kuidas põuaga toime tulla, et millest see põud tekib, et ma ei mõtle siin siis põuda kui loodusnähtust, aga meie sisemisel maastikul tekib see põud siis, kui me ei saa olla need, kes me päriselt oleme. Kui meie tunded on kas alla surutud või me ei saa või ei julge neid väljendada, kui me oma tahtmisi ei julge või ei oska väljendada,
Kui me nagu taandame ennast, et siis sisuliselt tekib see tunnete maha surumine ja tekib see selline nagu nälg millegi järele, nälg millegi sügava järele, millegi tähendusliku järele, millegi sellise järele, mis meid nagu hingest puudutab, endaga kaasa võtab, pidet pakub. Siis järgmine kaart on tulnud välja haigur ja haigur räägib ka sellest, et sisemised vajadused, sinu enda sisemised vajadused on rahuldamata. Ja nüüd on see mõtlemise koht, et kas see on nagu asi, mida sul on vaja siit augustikuust endaga kaasa võtta. Või sa saad kaasa võtta selle plaani või selle suuna, et kuidas sa hakkad iseendaga edasi tegelema, et edaspidi need vajadused saaksid kaetud, et need vajadused saaksid rahuldatud. Et see on nagu see sinu valiku koht, et kas jätta vanaviisi ja olla vaimselt ja hingeliselt näljas edasi või siiski luua siis endale konkreetne tegevusplaan on võib-olla natukene ei ole võib-olla hea öelda, aga siiski mingisugune suund, et mis on see, et mida sina siis edasi nagu teed. Ja järgmine kaart on välja tulnud madu. Madu on meie loomariigis või meie looduses üks väheseid selliseid tegelasi, kes teadlikult jätab vana kesta maha, sest see on talle väikseks jäänud. Ja see haigur siin ütleb sulle ka, et mis on see, mis sind täna enam ei toida, et miks sa ikka veel sellest kinni hoiad. Miks sa ikka veel loodad, et asjad ise lahenevad, kui sa ei ole nagu süsteemselt ja teadlikult neid samme astunud. Madu on siis see kaart, kes kutsub sind sügavale sisemisele tervendusele, et vaatama iseenda sisse. Et juhul, kui sa alustasid suvel tööd iseendaga, oma sisemaailmaga, oma tunnetega, mõtetega, tervisega, keskkonnaga. Keskkond on küll väline, aga ta mõjutab meie sisemist. Aga madu räägib eriti sisemisest maailmast, on ju, see sisemine tarkus. Et see madu küsib su käest, et kasuta seda sisemist tarkust, et miks sa teda veel ei kasuta või miks sa teda nii palju veel ei kasuta. Et tee seda nagu teadlikumalt, tee seda julgemalt ja vaata veel sügavamalt enese sisse. Ja kui sa vajad selleks abi, siis siit video alt sa leiad ka minu vastuvõtule pääsemise kohta info, et kui mina saaksin kuidagi aidata sul nii-öelda sellest vanast vabaneda või näha seda uut suunda, siis sa võid võtta minuga ühendust. Järgmine kaart on karu. Sisuliselt ta räägib sama juttu nagu madu, ainult asi, et ta ei vaheta kesta. Vaid karu ütleb sulle ka, et liigu sügavamale enda sisse, et võib-olla, miks nad nagu dubleerivad natuke, et võib-olla sa oled olnud see inimene, kes on liiga palju väljast otsinud. Teiste inimeste tõde püüdnud enda omaks teha, teiste inimeste eeskuju püüdnud enda omaks teha. Aga see madu ütleb, et sul on oma sisemine tarkus ja see karu ütleb, et õpi seda kasutama, aga sul on vaja ennast tervendada ennem, kas siis vaimselt või füüsiliselt või emotsionaalselt. Et see on nagu see koht. Ja siis saab sinust puhkeda, kasvada välja see seeme uue värske potentsiaalina. Et mõtle nüüd siin kohal, et mis on selles augustikuus olnud siis need kitsaskohad, mis on seda põuda sinust tekitanud. Mis on tekitanud neid rahuldamata vajadusi, seda iha, mis ei ole täitunud. Et mis on need teemad olnud, millele siis see madu ja karu kutsuvad, et vaata sügavamale. Et sa saaksid sealt kasvada, välja areneda, veel teadlikumana, veel väekamana, veel võimekamana. Et mis need asjad on? Pane need endale kirja ja võta kas või iga päev endale 5 minutit, et mõelda selle asja peale, või võtta iga päev üks väike 5-minutiline tegu, mida sa saad selle jaoks teha, et need asjad nagu päriselt ka saaksid su elus nii-öelda ära laheneda. Järgmine kaart on number 34.
see võib olla mis iganes number, mida sa näed, raamatulehekülg, majanumber, mingisuguse bussi või autonumber, kell mingisugune 34, 17, 34, mis iganes, eks ole, 34. Et märka ka numbrite sünkroonsust ja märksõna on vaht. Ja meie elus on liiga palju vahtu, sõnavahtu, tundevahtu, mingisugust sellist tühja loba. Et mõtle, kuidas see sinu elus on ja mis augustikuus oli siis see vaht nii-öelda, mis varjas seda tegelikku sisu, tegelikku essentsi, et millel sa lasid või lubasid ennast eksitada. Ja see kaart kutsub ka sind, et lükka vaht kõrvale ja ära lase ennast katteta lubadustel eksitada. Uuri asja lähemalt ja sulle võib avaneda hoopis teine sisu, hoopis teine väärtus, hoopis teine tähendus. Et mis on see sisu väärtus, millega sa tegelikult puutusid augustikuus kokku ja mille sa võib-olla jätsid tähelepanuta, et seda ma juba tean või ma teadsin seda ise ka. Et võib-olla see on mingi asi, mille juurde on vaja tagasi pöörduda, et see tegelik väärtus saaks sealt nii-öelda välja tulla. Ja kui sa sellel lubad teha, et siis Südamesaar ütleb sulle, et otsi liitlasi, suures meres on keeruline üksi ellu jääda, eriti kui pimedus saabub. Ja kuna me elame looduse järgi või tegelikult täna urbaniseerunud inimene võib-olla ei ela, aga meis on piisavalt seda loodusrahvast säilinud, et looduse rütmid tegelikult ju mõjutavad meid. Ja pime aeg on ees, et sügis tuleb ja kõik need asjad on ju, et pimeduses on raske üksi hakkama saada ja ka vaimu pimeduses, et see tähendab see, et otsi liitlasi. Ja mõtle nüüd need inimesed või need olukorrad, mis augustikuus sinu teele sattusid. Kes või mis sealt võiks olla see sinu liitlane, sinu koostööpartner, sinu tugisammas, samas suunas mõtleja, kellega sul on võib-olla sarnased sihid ja eesmärgid. Et sealt sünnibki see Südamesaar. Ja siin on number 41. Ja siin võib samamoodi vaadata, et 3+4, et ka võib-olla number 7 ja 4+1, et number 5 võib-olla on need numbrid, mis võivad võib-olla natukene saata. Et nüüd vaatame läbi need kaardid. Ja siit on siis välja tulnud vetevaim ja ka number 7, et number 7 on nagu kahekordselt juba, on ju, see võib ka olla 7. kuupäev, 7. september äkki, eks ju. Ja vetevaim ütleb sulle niimoodi, et kui sa nagu järgid neid märke, mida sa juba oled saanud, et siis sa saad selle selgelt nägemise või selgelt tajumise. Ma isegi ütleks, et selgelt mõistmise või arusaamise võime. Et armastus hajutab viha ja hirmu. Ehk siis hirm on see, mis sunnib meid nagu paigale püsima või naelutab nagu mingisse kohta kinni, eks ju. Et ehk siis see kaart kutsub, et võta neid märksõnu, mis siit välja tulid, nagu arvesse. Ja kui sa oled neid arvesse võtnud, et anna sellest siis teada. Järgmine kaart on number 9 ja tema on näkk ja ka on sügise kaart, et kõik pole kuld, mis hiilgab. Ehk siis see sama vaht on ja, et me näeme ühte, aga kui vahu ära ajame, siis sisu on teine. Et sisemine jõud valgustab sinu teed. On ja. Ehk siis mis on see sisemine jõud, mis siin selle põuase maastiku all on, mis on need rahuldamata vajadused või ihad või soovid, mis saaksid su teed valgustada siis, kui sa neid tervendad, nad üles leiad, neid tunnistad endale. Ehk siis see kaart kutsub ka sügavamale minema, kuna näkk elab sügaval merepõhjas või järvepõhjas on ju, kutsub minema iseendasse sügavamale. Ja jällegi, et kuna tegu on augustikuust kaasavõtuga, ehk siis mis on siin olnud juba, mida sa oled võib-olla vaadanud või tunnistanud endale pinnapealselt. Ehk siis lükka see pinnapealsuse kiht kõrvale ja mine sügavamale, on ju.
Järgmine kaart on number 11 ja maa-alune ja tema ütleb niimoodi, et headus tagab kaitse ja valitseb meelerahu. Ehk siis headus, mille headus? Inimestena me otsime seda headust sageli ümbritsevast keskkonnast, teistest inimestest, olukordadest, koostööpartneritelt, perekonnast, kust iganes sõpradelt on ja. Aga sinu enda headus, kui palju sa märkad seda, ma ei taha öelda, et seda sul ei ole, aga kui palju sa märkad seda enda headust, kui palju sa ise seda väärtustad, kui palju sa ise selle üle rõõmustad, on ja. Ja võib-olla vaata nüüd sellele augustikuule tagasi, et mis selles augustikuus oli sellist, kus see sinu headus tegelikult väljendus, aga jällegi, kus see jäi sinu enda jaoks pinnapealseks, et kus sa seda nagu ei märganud või ei tunnistanud endale. Ja järgmine kaart on siis väikehaljas number 4 ja ütleb niimoodi, et võlurada on tähistatud. Ettekuulutused ilmutavad ent silmnähtavalt. Ehk siis mida tähendab see, et võlurada on tähistatud? See on see, et märka sünkroonsusi, kas või see numbrite sünkroonsus, aga tegelikult need samad asjad, mis augustikuus on olnud, et kui sa nüüd kas või vaatad seda videot uuesti, et mis siit on juba need märgid sellelt kaardi ladumiselt olnud, millele sa võib-olla augustikuu jooksul ei pööranud tähelepanu, aga nüüd, kui seda kokkuvõtet teeme, et saame nagu tagasi vaadata, sina saad nagu sellele tagasi vaadata. Et nüüd ma võtan välja siit ekstreemsuse kaardid. Et need on küsimuste kaardid ja siin on nüüd küsimused, siin on ainult tekst peal, et siin ei ole pilti, tagumine külg on kõigil ühesugune, sul on 4 kaarti siin ja siin on konkreetsed näited, et ma loen need näited, aga nagu sa tead, et need näited ei käi sinu kohta, vaid me saame neid näiteid nagu laiendada või üldistada, et vaadata, kuidas see siis nende teemadega seotud on. Ja esimene küsimus siis ütlebki niimoodi, et on kõledalt tuuline sügisõhtu, sajab kriipivalt jäist vihma, oled jalgsi teel koju, kui märkad teepervel õhukeselt riidest teadvuseta inimest. Päästeametil kulub kohale jõudmiseks 1 tund, kuidas käitud ja mida teed. Et mida see kaart meile mida see küsimus meile nagu meelde tuleb tuletama? Et see küsimus tuletab meile meelde seda, et sina nüüd mõtle nagu reaalse juhuse peale, et kui sa leiad inimese, kes on alajahtunud, helistad päästeametisse, tund läheb, aga mida sa teed? Mida sa nagu päriselt teed, kui seal ühtegi teist inimest ei ole? On ju? Ja siis mõtle ka selle peale, et miks sa niimoodi teed. Et need on need sinu väärtused on seal taga. Ja küsimus ei ole see, kas sa kutsud abi veel täiendavalt kuskilt kodust või jätata sinna vedelema, et äkki keegi teine leiab. Küsimus ei ole selles, vaid küsimus on selles, et miks sa nii teed. Ja seal on see sinu väärtus. Ja võib-olla sealt tuleb välja, seesama väärtus võib-olla räägib nende asjade kohta ka midagi. Võib-olla siin on sinu enda mingisugused vajadused, eks ju. Ja hiljuti on siin meediast ja sotsiaalmeediast kui tavalisest meediast läbi käinud mitu näidet selle kohta, kus inimene vedeleb maas ja kõik kõnnivad või sõidavad mööda, eks ole. Praegu soojal ajal, eks ole, et mis saab siis, kui veel külm on. Siin on ka teine näide peal või küsimus, kuidas võtta, eks ole, et kala hakkab mädanema peast. Ehk siis mõtle selle peale, et mis on need asjad, mis sinu peas nii-öelda sind mädanema ajavad, et millised mõtted, eks ju, on need, mis on nagu see nõiaring, millest sa välja ei saa või siiamaani ei ole saanud. Et äkki on aeg siiski nendega midagi ette võtta. Siis järgmine näide on selline intrigeeriv, et ettepanek on siis tehakse sulle selline, et tulista ennast jalga ja sa saad 100 000 eurot. Kas võtad pakkumise vastu? Ja miks? Sõltumata sellest, kas vastad ei või jaa. Miks? Ja ole oma vastuses aus. Enda vastus ei pea seda kuskile jagama.
Jällegi, seal on mingisugune väärtus. Sõltumata sellest, kas sa seda teed või ei, vaata, kuidas see väärtus on seotud nende kaartidega, mis siinpool välja tulid. Ja siin on ka teine näide või ettepanek. Lömastad haamriga sõbra varbad ja saad 100 000 eurot. Kas võtad pakkumise vastu ja miks? Et see nüüd on võib-olla veel intrigeerivam teema. Ja pane tähele, aga siis, kui sõber on sellega nõus tingimusel, et jagate raha pooleks, mida sa siis teed? Võib-olla sulle tundub praegu, et need küsimused on natukene kohatud, et miks ma olen selle kaardipaki võtnud siia ladumisele, et tegelikult see on piiride küsimus, et kus kohast lähevad meie isiklikud piirid. Kus kohast lähevad meie isiklikud piirid? On ju? Ja järgmine küsimus on ka piiridega seotud. Pingutate koos kolleegiga suure eesmärgi nimel ning teete ületunde. Mõlemad sama palju, sama suure jõu, panuse, pühendumise ja ajaga. Eesmärk saab täidetud. Kolleeg saab lisaks selle eest veel preemiat, sina mitte. Kuidas käitud ja mida ette võtad? Ole aus. Koos tegite. Kuidas käitud ja mida ette võtad. Ja vaata, kuidas see peegeldab sulle seda kaartide poolt, millest me juba rääkisime. Ja kuidas see tunne või mõte on seotud sinu augustikuu energiatega, mis sul juba on olnud, tegevustega, mis sul juba on olnud, mis sul juba läbi on. Piiride küsimusega ka jätkame. Meenuta mingit olukorda, kus sa augustikuus iseendale antud lubadust murdsid. Miks sa seda tegid? Kas see on väärtustega seotud? Kas see on sinu isiklike piiridega seotud? Mis on siit see väärtus, mida sa sellest lubaduse murdmisest kaasa saad endaga võtta? See on see, et ma annan endale lubaduse ja ei teinud seda, eks ju. Ja viimane näide on ka selline intrigeeriv, et pead veetma tund aega keskaegses piinakambris koos sõbraga ja sina saad esimesena valida, kas oled timuka või piinatava rollis. Kumma valid? Ja miks? Ja ka see on sinu piiride ja väärtusega seotud. Ehk siis mida siit augustikuust veel kaasa võtta on see, et kuidas augustikuu õpetas sulle sinu piire tundma ja sinu sellist ennast kehtestama. Nii vaatame siis need kaardid ka ära. Keerame selle mehikese ümber. Sa võid mõelda, et mis tunded või mõtteid see mehikene sinus tekitab. Eks ju? Ja siin taga on entusiastlik. Millistes olukordades sa augustikuus olid entusiastlik? Kas see tasus ennast ära? Mis on need nii-öelda võidud või kingitused selle entusiasmi taga? Ja kus on see, kus sa ennast nagu ise kahvlisse mängisid selle entusiasmiga või kuidagi üle andsid võib-olla või ennast liiga ära kulutasid? Et märka ka seda ja võib-olla see on siis see koht, kus seda ei peaks tegema. Või kui sa ei olnud entusiastlik, vahest võib juhtuda ka see, et inimene ütleb, et kuule, ma ei olnudki entusiastlik, siis kus sa võiksid edaspidi entusiasmi kasutada. Kus sa võiksid rohkem olla entusiastlikum, kus sa võiksid ennast tagasi tõmmata. Et see on see kaart siis. Ja sebrakaart räägib meile siis domineerimisest. Ehk siis vaata jälle augustikuu kontekstis, et kus või millal või mis olukordades sina ise domineerisid kellegi või millegi üle, kas sa oled tulemusega rahul. Vaata ka neid kaarte, kuidas see on selle põua ja haigru kaardiga seotud, millised vajadused seal taga on, kas su vajadused said rahuldatud või on see näiline. Ja vaata ka seda, kes või mis olukordades sinu üle domineeris ja kas see andis tulemuse ja kuidas see su sisemaailma puudutas ja mida sa siit sellelt rännakult endaga kaasa saad võtta
et järgmine kord ei juhtuks sellist asja. Jäta palun video alla kommentaaridesse, milline mõte sind nagu sellel ladumisel kõige rohkem kõnetas. Et aitäh sulle grupp number 1. Sinu sõnumid on selleks korraks vaadatud. Nii, panen kaardid lauda tagasi. Nii, ja siin on siis grupp number 2, aga ma vaatan, et mul ei mahu need kaardid ära niimoodi ikkagi. Pean natukene koomale tõmbama. No nii vist on hea. Nii, kui sa valisid grupp number 2, siis hakkame vaatama sinu kaarte. Mida sul on augustikuust endaga kaasa võtta? Maavärin. Ja maavärin on siis ka üks nendest välistest sekkumistest. Füüsiliselt, eks ole, et see ei allu sinu tahtele ega pingutusele enam, kui see on tekkinud. Ja siin ei ole muidugi mõeldud siis füüsilist maavärinat, kuigi augustikuus oli seal kuskil Põhja-Eestis, kas oli Naissaare või Aegna ümbruses, kuskil oli mingi väike maavärin ka, eks ole. Ma ei tea, kas see sind seal puudutas. Aga iseenesest see maavärin võib olla ka emotsionaalne, intellektuaalne, vaimne ja nii edasi. Aga ta tekib siis, kui sa ei ole juba tükk aega midagi teinud. Ühesõnaga, sul on olnud korduvaid märguandeid, mida sa ei ole kuulda võtnud. Nüüd mõtle hetkeks selle peale, kas augustikuus oli sul mingisuguseid selliseid märguandeid, mida siis elu või su pere või su kallim või su töö või su hobi või mingi muu sinu jaoks väärtuslik inimene või olukord püüdis sulle mõista anda millestki ja sa ei tahtnud seda näha. Siis see on see maavärin. Kui sul ei olnud seda olukorda, siis see tähendab seda, et see maavärina kaart võib olla ka hoiatus, et kui sa edaspidi õppust ei võta, et siis see võib juhtuda, eks ole. Järgmine kaart on talv. Ja talv räägib siis sellest, et su emotsioonid on kas külmunud või alla surutud või teadvustamata. Või sa ei juhindu oma emotsioonidest. Ja jällegi vaata augustikuu peale tagasi, millised olukorrad, millised suhtlemissituatsioonid, millised olukorrad olid sellised, kus sa ei arvestanud oma tunnetega, kus sa ei väljendanud oma tundeid, kus sa hoidsid ennast tagasi. Ja mis selle tagajärjel juhtus? Kuidas sa ennast tundsid? Kas see on see, mida sa tahtsid? Või tegelikult oleks saanud ja võinud kuidagi teisiti ja ole enda vastu aus. Sest kui sa valetad, siis sa valetad ju ise endale. Järgmine kaart on põder. Ja põder tuleb välja sellise sõnumitoojana, kes ütleb sulle, et vaata nüüd tagasi sellele kuu ajale. Ja märka, mis on see sinu selline suurepärasus või selline nüanss, mingisugune oskus, anne, võimekus, mida sa tegelikult kasutasid. Aga mida sa võtsid nagu iseenesest mõistetavana või millele sa vaatasid, kui mida sa ühesõnaga ei pidanud mingisuguseks eriliseks väärtuseks või asjaks, sest sinu jaoks on see nagu normaalsus, on. Aga sa said sellega nagu korda saata midagi head. Sa said mingi asjaga sa ära lahendada, ära tehtud, et mis on see sinu võimekus, mida sa võib-olla ise väga eriliseks ei pea, aga millele sa saad alati kindel olla ja mis aitab sind ja mida sa ka tegelikult siis lõppeva kuu vältel nagu tegelikult kasutasid. Jäälind. Oot. Ja selle kaardi puhul ma ütlen siis seda ja kui sulle tundub, et sa ei leidnud ühtegi sellist omadust, siis võib-olla see põdrakaart kutsub sind leidma neid omadusi, et sul on tegelikult neid oskusi ja andeid, mis tuleb üles leida. Jäälind on sisemise lapse kaart. Ja vaata, kas sa augustikuus tegelesid iseendaga, kas sa pakkusid oma hingele ja kehale ja südamele
tunnetele ja mõtetele piisavalt kosutust, piisavalt tuge, piisavalt lohutust või lootsid sa, et teised seda teevad. Et kui sa lootsid, et teised seda teevad, siis su sisemine laps on ikka veel haavatud. Kui sa ise rõõmuga nagu enda eest hoolitsesid, endaga tegelesid nii sise- kui välismaailmaga, siis su sisemine laps on päris heas kohas. Aga jällegi teades, et inimesed väga tihti ootavad väljast, et teised märkaksid ja teised toimetaksid ja teeksid. Et kui see sinuga ka nii on, siis ma tõsiselt soovitan sul tulla sisemise lapse rännakule, kas siis holistilisse regressiooniteraapiasse või loovteraapiasse, et leiame koos selle sisemise lapse nagu üles ja vaatame, mis ta tegelikult vajab. Nii, ja siis on väga tore tarkuse sümbol, öökull, eks ju, et see on sügav sisemine tarkus ja mitte ainult sisemine, vaid ka tegelikult meie esivanemate tarkus, selline universaalne tarkus, arhetüüpne tarkus. Ja kui sa vaatad öökulli eripära, siis tema pea käib kaelakondi otsas ju 360 kraadi, eks ole, et ta näeb igasse ilmakaarde. Ehk siis, kui öökull tuleb välja, kui sa vaatad neid eelmisi kaarte, mis nüüd 4 tükki on juba välja võetud, on ju, et mida sa selle juures ei ole tahtnud märgata või tunnistada endale. Et öökull ütleb, et vaata veel korra ja siis vaata veel. On ju, et vaata veel terasemalt, mille suhtes sa oled olnud kas pime või pinnapealne. Mille suhtes sa oled olnud pime või pinnapealne. Mida sa peaksid endale rohkem tunnistama? Järgmine kaart on number 22, see on siis ka üks meisterkaart ja ütleb kuld või kihlus. Ja see kaardi selline otsene sõnum on see, et kõik ei ole kuld, mis hiilgab. Ära lähtu vaid materiaalsest kasust, kaalu ka teisi aspekte. Ehk siis vaata, nüüd kuna tegu on augustikuu kokkuvõtva lugemisega, on ju, et siis vaata augustikuu peale tagasi ja leia sealt üles need olukorrad, kus sa võib-olla kaalusid seda materiaalset kasu või tegid seda tulu-kulu analüüsi, et vaata, mis väärtused seal veel olid. Võib-olla need ongi need, mille kohta öökull ütleb, et vaata sügavamale, vaata veel üks kord, on ju. Ja võib-olla ka need asjad ja kõik ei ole kuld, mis hiilgab, et mõnikord võib olla ka mingi komposti hunnik, on ju, mis on sisuliselt sitahunnik, aga ta on väärtuslik, sest ta paneb taimed kasvama, on ju. Ehk siis asjad ei ole alati need, millena nad meile paistavad. Ja nüüd on see sinu ülesanne vaadata seda, et mis sulle on paistnud selline, mis võib olla midagi enamat. Järgmine kaart on number 44, panid tähele, sul on 22 ja 44, 2 meisternumbrit. 2 + 2 on 4, ehk siis nagu juba 3 4 on ja 4 + 4 on 8, et siin on selline külluse number ka sees. Ja on salasoov ja see kaart lubab sulle, et salasoov täitub, et süüta küünal, mediteeri ja ära kellegagi jaga, ei tähenda seda, et sa ei tohi rääkida, vaid ära jaga niisama tühja juttu, et jaga seda, mille sa oled enda sees päris selgelt ja päris kindlalt ära tundnud. Et sul on see selgus enda sees eelkõige see sisemaailmas, on ju. Ja vaata, mis siin sama see maavärina ja see talvekaart, et mis siin on nüüd sellist ja see põdrakaart ja sisemise lapse ehk jäälinnu kaart, on ju. Et mis neis 4 kaardis on sellist, mis vajab veel seda selgust. Mida sa pead veel nägema, et seda kulda, et seda tegelikku väärtust seal näha, ära tunda ja tunnistada. Et vaata nagu selle pilguga. Nii, vaatame siis selle kaardipaki ka läbi. Siit on esimene kaart tulnud välja, number 12, sülf, kevad ja õnnistus läheneb. Hald ja tolmus sünnivad imed. Ehk siis sisuliselt see kaart ütleb, et selle lugemise kontekstis, eks ole, et kui sa võtad neid eelmisi nõuandeid kuulda ja tervet seda augustikuu tarkust kuulda ja
järgid neid asju, et siis see õnnistus on sinu poole juba teel. Et hald ja tolmus sünnivad imed. Ehk siis seal komposti hunnikust võivad ka tulla imelised asjad välja, on ju. Järgmine kaart on kuningas. Ja kuninga kaart on sügise kaart ja tema on number 1. Ehk siis ta on nagu alguste kaart. Ja kui sa kujutad ette, et muistsetel eestlastel ja väga paljudel muudel põlisrahvastel on see ringi sümbol, eks ole, et lõpp on samal ajal ka algus. Et surnud puud võetakse maha. Ja võetaksegi selle pärast, et nad saavad kompostiks järeltulevatele, on ju. Ja harmoonia kunsti õppimine annab jõudu. Ja me ei pea seda harmoonia kunsti õppima kusagil väljas, vaid tegelikult iseenda sisemisel maastikul, oma enda hinges, oma enda südames. Järgmine on number 8 kaart ja tema on mardus ja on talvekaart ja allasurutud tunded olid ka talvekaart, on ju. Tunde tasandil esineb tõuse ja mõõnasid ja iga lõpp on uus algus. Ja mäletad, panid tähele tõusud ja mõõnad ja lõpp ja algus, see kaart nagu kordab, on ju. See ka, et siin on juba 3-kordne, on ju. Et tundetasand oli siis need olid, eriti see oli tundetasandi kaart, on ju. Et ja öökull on ka tundetasandi kaart. Et ka 3-kordne, eks ju. Ehk siis mida sa oma tundemaastikul, mis augustikuus juhtus sinuga, mida sa märkasid, mida sa õppisid iseenda tundemaastiku kohta, on ju, mis seal on sellist väärtuslikku, mida kaasa võtta ja mis on veel sellist, mida sa nagu tervendama pead enda tundemaastikul. Number 10, mis tarosüsteemis on õnneratas või siis tähendab ka seda, et olud muutuvad, et kui sul on praegu väga hästi läinud, siis see ei ole püsiv, tõusud mõõnad, kõik muutub ja kui sul ei ole praegu väga hästi, siis hakkab tõusu suunas mingil hetkel minema. Rahurahvas, ja ta ütleb ka, et soovid täituvad, et valitsevad rahu ja harmoonia kunsti õppimisest oli siin juttu, eks ole. Ehk siis sinu ülesanne on aru saada, et kuidas seda harmooniat oma ellu rohkem tuua. Et üks asi on millised tegevused, aga kuna siin olid need kaardid, need 4 kaarti, on ju, siis mina küsiks selle peale, et mis sinu siseilmas on sellist, mis aitab seda harmooniat luua ja mis seal siseilmas on sellist, mille korrastamine võiks aidata seda harmooniat luua. Ja võtan siis ka, et need kaardid on tagant sellised, siin on nagu küsimused ja näited, et siin nagu pilte ei ole, et ma lihtsalt loen siit ja siis arutleme nende teemade üle. Selline näide, et sinu lähedane inimene on surmavalt haige, kuid vaatamata sellele jätkab destruktiivseid eluviise. Kuidas sina käitud? Kas üldse ja mida teed selleks, et teda aidata? Ja miks? Ja siin on hästi oluline see miks küsimus, sõltumata sellest, mida sa teed või ei tee. Et miks, et see on sinu väärtustega seotud ja sinu väärtus on siis nende asjadega seotud, mis siin lugemise poolel välja tulid, on ju. Teine näide. Oled valitud aukülaliseks kooli kokkutulekul. Sinu ülesandeks on pidada pooletunnine inspireeriv ja innustav kõne. Mida ja millest räägid? Ja miks? Ja vaata, kuidas sa selle küsimuse peale üldse reageerid, on ju. Meditsiinilised ja julmad salajased inimkatsed läbi ajaloo, mis hävitasid katsealuste elu, kuid mille tulemusena päästetakse tulevikus tuhandeid inimelusid. Kas oled poolt või vastu? Kas neid katseid saab õigustada? Ja pane tähele, mis sinu sees toimub. Et need küsimused ja näited on kõik meie väärtuste ja isiklike piiride näited. Ja miks me elus haiget saame või pettume, ongi siis see ka, et meie isiklikud piirid on paigast ära. Meiega ei arvestata või me ise ei arvesta, on ju.
või siis teised ei arvesta, või siis meie väärtused ja vajadused on katmata, on ju. Vandenõuteooriad, mis aastate möödudes osutuvad faktiks. Viimasel ajal on neid juhtunud, kuidas sina sellesse suhtud? See on ka piiride küsimus. Kas julged tõe ja õigluse eest seista ka siis, kui oled täiesti üksinda ja sul ei ole ühtegi toetajat? Ja miks? Miks sa julged või miks sa ei julge? Jällegi, sealt lähevad sinu piirid ja see peegeldab sinu väärtusi. Ja viimane kaart. Miks me valime alati raskema tee? Miks sina valid raskema tee? Meenuta ühte näidet ja vaata, kas sa ka augustikuus valisid mõne raskema tee endale ja miks sa seda tegid. Ja kuna sul tuli ka kullakaart siin välja, eks ole, siis viimane näide on selline, et võitsid lotoga väga suure summa raha. Kas hoiad seda saladuses ja kogu raha endale või kasutad võimalust, et aidata oma lähedasi nende unistuste saavutamisel ja miks? Jällegi see on piirid ja väärtused. Ja kuidas see on nagu augustikuuga seotud, et vaata, mis augustikuus nagu, millised tegevused, millised olukorrad, kuhu sa sattusid, olid sinu väärtustega kooskõlas. Millised olukorrad olid need, kus sa pidid oma piire avardama või laiendama. Nii, aga vaatame siis need 2 kaarti ka ära. Et selline pikanina kaart ja ütleb niimoodi, et sõbralik. Ja kus või mis olukordades sa augustikuus olid ise sõbralik? Kas see sind aitas? Kuidas see su tuju või seisundit muutis või mõjutas? Mis sul on sellest õppida? Ja pane tähele ka seda mündi teist poolt, et kas oli ka selliseid olukordi, kus see sõbralikkus oli pinnapealne. Et ma ei tea, kodurahu huvides või viisakuse huvides. Või kogesid sa teiste inimeste puhul pinnapealsust, päris sõprust. Et vaata, kuidas see sõbralik olemine sind on nagu mõjutanud lähiajal ja mida sul sellest on nagu kaasa võtta. Siin on siis selline draakoni ja kullapaja kaart. Et sul on seda kuldset siin päris palju, eks ole. Ja see kaart ütleb järgija. Keda või mida sina järgisid augustikuus, milliseid põhimõtteid, need ei pea alati inimesed olema, need võivad olla, aga milliseid põhimõtteid sa järgisid? On ju? Ja siin on hästi oluline ka, et tegelikult see jälgija või järgija on ka natukene seotud, et täna sotsiaalmeedia ajastul väga paljud inimesed jälgivad, aga nad ei järgi. Vaata, järgimine tähendab seda, et ma rakendan. Ehk siis mida sina rakendasid augustikuus sellist asja, mis oli kasulik sulle. Ja see on see, mida sa saad sõna otseses mõttes siit kaasa võtta. Ja teine asi, mida sa järgisid, millise põhimõtteid sa järgisid, mis oli nagu peaga vastu seina jooksmine, et sa tegelikult nagu kahjustasid ennast. Kas siin oleks äkki aeg lõpetada või lahti lasta, on ju? Et järgida on alati kasulikum kui jälgida. Sest jälgimine on passiivne tegevus ja see ei anna sulle mitte midagi. Järgimine on see, et sa näed ära, mis töötab, mis ei tööta. Eks ju. Ja kuna see kaart tuli välja just järgimisena, siis järelikult on midagi, mis su elus on töötanud. Ja jätka selle põhimõtte või tegevuse või inimese järgimist, sest see on andnud sulle mingit lisaväärtust. Nii, et palun siis pane video alla kommentaari kõige olulisem mõte, mida sa siit ladumiselt täna endaga kaasa võtad. Et selline oli siis augustikuu kokkuvõte minu poolt. Soovin sulle ilusat rännakut ja kohtume õige pea. Tšau, tšau!